Tere jälle, meeldib kohtuda. Tänane klipp räägib munast. Munast on mõistlik rääkida alati, sellepärast et aastas on perioode, kus süüakse muna väga tihedasti, mõningatel perioodidel isegi mitu päevas. On sellised pühad ka olemas, siis aga muna on mõistlik süüa ka aastaringselt. Nüüd, muna on tipptoiduaine. See ei ole juhuslik sõna, vaid selitan, miks see nii on. Kui me võtame 26 toitainet ja küsime, et kui paljudest nendest annab muna nii palju, et nad on meile ainevahetusele toimivas koguses, kui suur see arv on, siis 26 muna annab 15–16. See lävepakk on teaduslikult paigas, see on standardiseeritud ja see tähendab, te näete selle näite põhjal, et muna on tõesti tipptegija. Lihtsalt kõrvalmärkusena ma ütlen, et mitte ükski toiduaine ei saagi katta kõike 26 toimivas koguses, aga muna troonib seal kõrges edetabelis esikohal. Nüüd edasi, mida siis muna annab selles meile ainevahetusele toimivas koguses? Loetleme siis üles. Vitamiin A, vitamiin E, vitamiin D3, vitamiin B2, vitamiin B3, vitamiin B5, vitamiin B9, vitamiin B12 ja mineraalainetest fosfor, raud, tsink, seleen, jood. Näete, väga aukartust äratav loetelu. Nüüd edasi. Muna annab aga veel päris olulises koguses, natuke jääb alla selle lävepaku, annab siis ka kaltsiumi, magneesiumi, siis annab ta väga pikki omega-3 rasvhappeid, neid ülipikki, mida on vaja meil näiteks ajutegevuseks, siis ta annab taimset pigmente, mis on meil vaja silmade tööks, siis ta annab ka koliini, mis on äärmiselt oluline, siis ta annab ka paljusid asendamatud aminohappeid, sest munavalk on tippvalk, kõrge bioloogilise väärtusega, seal on olemas kõik need aminohapped, mida me ei sünteesi ise ja nad on meie kehavalkudele sobivates vahekordades. Nii et muna annab veel näiteks Q10 ka, suurepärane tipptoiduaine. Nüüd edasi. Ma olen alati öelnud, et muna mõistlik kogus võiks olla 2–4 nädalas. Ma ei ole kunagi öelnud, et 2 ja kõik, eks ole. Ma olen öelnud 2–4 ja ma ütleks veel kord, et selline optimaalne on 4. Üle selle väga minna ei tasu, kui te küsite, et kas hakkavad mingisugused probleemid, ei hakka, aga ei ole mõistlik, sellepärast et on mõistlik süüa ka teisi toiduaineid, mis aitavad siis tervikpilti katta. Ma toon ühe näite. Munas on küll kaltsium ja magneesium olemas, päris olulises koguses, aga nad ei ole selles koguses, et nad vastaksid sellele lävepakule, mis on vajalik meie ainevahetusele toimivas toime mõttes. Seetõttu on mõistlik, kui tuleb juurde ka mõni piimatoode, ma toon ühe ainsa näite, siis hakkab juba kaltsium ka korralikult täis saama. Ehk veel kord tasakaalustud söömine, kus on siis loomsest kraamist muna ja piimatooted ja kala ja linnuliha ja aeg-ajalt ka pisike tükk loomaliha on ju suurepärane. Nüüd edasi. Muna ja kolesterool. Ma ei ole kunagi öelnud nõndamoodi, kuna ainevahetusprofessorina ma ei saagi lihtsalt niimoodi öelda, et muna põhjustab kuidagi väga suured muutused kolesterooli tasemest. Ta ei tee seda ja ei suudagi teha. Ja seda on olnud läbi aegade ikkagi, et on öeldud, ei, muna ei tohi süüa. Mina ei ole seda kunagi öelnud. Ma kohe seletan. Muna kollases on kolesterool, seal on teda tõesti suhteliselt rohkesti. Aga loodus on tark ja teie organism on ka tark. Kui me saame rohkem kolesterooli, siis ta tõmbab imendamise protsendi alla, nii et pange tähele hästi kokkuvõtvalt, ühe munakollasega ei õnnestu mitte kuidagi teil kõigutada oma kolesterooli taset. Nüüd edasi, kui aga teil on südame-veresoonkonna haigus, mis on seotud, mis on tõestatud, et on seotud üli kõrge kolesterooliga, ma veel kord väga toonitan, üli kõrge kolesterooli tasemega, siis on mõistlik munadest eemal hoida.
ma alati olen korrektne, kui te küsite niimoodi, et kas ühe muna ikka võiks süüa, absoluutselt võiks. Küll on aga mõistlik siis, kui te tahate rohkem kui ühe süüa ainult munavalget, sellepärast et nagu ma eespool ütlesin, kogu kolesterool asubki muna kollases. Nii et muna on suurepärane tipptoiduaine ja veel üks huvitav asi. Kui te vaatate, et see arv, millega ta kattis ära nende toitainete arvu, 15-16, mis on meile toimivas hulgas, oli väga kõrge, siis muna suhteline keskkonnamõjutus selles võtmes on oluliselt väiksem kui paljudel teistel. Ta on ka selles mõttes äärmiselt tubli tegija. Mul ei ole ühegi taimse kraami vastu, aga head sõbrad, kui mõnest taimsest kraamist tuleb ainult üks toitaine 26-st, siis saate aru, tema suhteline jalajälg, suhteline keskkonnamõjutus on tegelikult versus toitainete rikkus oluliselt palju suurem kui munal. See ei ole kellelegi liiga tegemine, vaid see on objektiivse pildi teile esitamine. Nii et olge tublid, sööge muna ja ma ütleks, et õnneks oma väärtuse kohta maksab ta veel vähe. Kõik head!